Tere, head volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja külalised. Täna on 17. september ja toimub Märjamaa valla korraline volikogu istung. Ja enne kui me läheme siin päevakorra juurde, siis tutvustaksime ka uusi volikogu liikmeid, kes on täna täiesti esimest korda volikogu laua taga. Et Mari Kann, palun näita ennast ja kust sa tuled ja... Olen sündinud ja kasvanud Märjamaal ja tudengipäevil olin linnas, elasin ka 7 aastat, sellest piisas, et aru saada, et ikka maale tagasi ja tulime Mõisamaa külas elama nüüd juba siis 8 aastat. Ja siin toimetan natuke külalikumisega ja naiskodukaitsega ja enamike vist juba teame ka nägupidi, et siin kohalikke on teada ka. No, küsi ikka. Palju lapsi on ja palju palka saite ja... Lapsi on 3, 9... tuleb aplaus veel. 5, 7 ja 9. Uus aplaus. Nii, aga aitäh sulle, Mari. Nii, ja järgmine on Triin Matsalu, kes on siis esimest korda volikogu laua taga. Palun tutvusta. Tere, esimest korda siin laua taga Siimon lauda. Ma olen seda laua osa. Ma tunnen kõik lähemal määral. Ka samamoodi elukuline märjamaalane, 20 aastat töötanud Märjamaa vallavalitsuses erinevatel ametikohtadel, abivallavanemana lõpetasin. Täna töötan Rapla vallavalitsuses majandusarenduse planeeringu osa abivallavanemana ja asendusliikmena olen lapsi on 3 ja enam Märjamaa politseivalla küll. Aga aitäh! Nii, ja ennem, ja siis ka muidugi loomulikult meeldetuletus ka uutele volikogu liikmetele, ka vanadele, et telefon palun panna hääletu peale volikogu istungi ajaks, et mitte ei takistaks meie istungilt. Nii, teada on täna andnud üks volikogu liige, kes ei saa osaleda, on Liivi Miil ja teised ei ole täna veel märku andnud, võib-olla siis ka jõuavad. Aga niikaua, kui me tutvume veel päevakorraga, ma loen üle volikogu liikmete koosseisu ja siis läheme päevakorra kinnitamise juurde. Nii, 19 volikogu liiget on kohal ja 2 on puudu. Nii, ja tänaseks 17. septembri päevakorrapunktideks on meil koos muude küsimustega 6 punkti. Kas on kellelgi küsimuse ettepanekuid päevakorra osas? Minul alati on, ma tahan informatsioonipunktis 5 küsimust ja siis ma esi tutvustada seda ehkaksin Märjamaa perspektiivist. See on informatsioon. Nii, kas on kellelgi veel? Ei ole, aitäh. Läheme siis päevakorra kinnitamise juurde. Kes on selle poolt, et kinnitada 17. septembri päevakord sellisel, nagu ta meil ees on? Palun käega märku anda. Aitäh. Kõik 9 volikogu liiget on poolt ja päevakord on kinnitatud. Ja läheme esimese päevakorrapunkti juurde, on Märjamaa vallavolikogu 19.06.2018 määrus number 28 vanemate omaosalus Märjamaa valla koolieelsetest lasteasutusest selle muutmine. Ettekandjaks Raivo Einar, palun. Ja tule siiapoole, jah. Lugupeetud volikogu esimees, head liikmed. Kaua oodatud remont Hillerpalli lasteaias on käimas ja tahaks loota, et ta ei kesta väga pikalt, et 31. oktoobriks, kui on lõpptähtaeg, ka lapsed lasteaeda saaksid minna. Millest tingitud on? Ilmselt on tingitud see ehitaja vähesest suutlikkusest, et tähtaegadest ei ole kinni peetud ja sellepärast on täiendavat tegevust ja laste alternatiivpindadele paigutamisega olnud üksjagu tegemist. Praegu on Hillerpalli lasteaia nimekirjas 78 last.
olen haigutunud siis selliselt, et osad on Midrimaa lasteaias, osad on noortekeskuses ja üks osa on rahvamajas ning sõimelapsed, alla 3-aastased, käivad lastehoius. Olukord on kindlasti eriline ja sellepärast on ka vaja suhtuda sellesse eriliselt, see tähendab, et me täna esitame siis need määrus ümber vaadata, et ei ole ju mõeldav, et need vanemad, kelle laps praegu üldse lasteaias käib, nad on leidnud teise võimaluse, kus lapsi hoida, et nendelt võtta osalustasu, mis on siis 7% alampalgast ehk 37,80. Ja määrustes ongi siis öeldud, et saaks teha vallavalitsuse erisusi, arvestades seda, kuidas lapsed on lasteaias viibinud. Lapsevanema koha tasust ma juba rääkisin ja ma praegu nii rohkem lisada ei oskagi, et see on ilmselt äärmiselt vajalik määrused vastu võtta volikogu poolt, et oleks õiglustunne kõigil inimestel, ka nendel, kelle lapsed praegu lasteaias ei käi, et nad ei peaks koha tasu maksma. Minu poolt kõik. Palun küsimusi. Meelis. Millistel juhtudel on siis need põhjendatud juhud, et kui teised lasteaiad annetavalt jätavad oma päevi ümber lapsevanema esitab avalduse, et millistel juhtudel pole mõtet kuidas esitada, sest teatavasti on kõik seotud ka majanduskuludega. Kui ma last ei pane sinna, siis selleks päevaks ma just ainult autot mängimiseks või kuulud selleks päevaks kaasatud. No praegu on ainult see, et osalustasu ei maksa, aga ma saan aru küll küsimusest, et tal on teised väljaminekud. Et kui tal ei ole tulu, siis ta kulutusi ka nii palju teha ei saa lasteaias. No, põhimõtteliselt oli vallavalitsusel nagu plaan, et nõuavad ehitajad sisse selle tasu, mis täiendavalt tuleb maksta. See on üks puudutab pilletamisega, kui näiteks on üks teine lasteaia. Kui on põhjendatud ja lähebki kaduna, kus siis tagasi tuleb see rahanas. Kes see kompenseerib selle vahe lasteaiale, et ta tuleks oma õppevahendite ja majanduskulud välja? Ega keegi muu ei kompenseeri kui vallavalitsus. Ago Kirsiku, palun. Siin oli enne ehitajatel etteidega Eesti rahva varasana ütleb ka, et ära mis ka täna seda toimub mitte homse varnu, vaid üleomse varnu. Ehitaja lähtub ju sellest varasana. No ma ei tea, kas ta vanasõnast lähtub, aga tundub, et kuidagi võimekust on küll vähe. Oleksime see reaalsus, mis. Praegune olukord on nii ja... Nii, palun, kas on veel... Ja Villu, palun. Lugupeetud ettekandja mainis siin seletuses, et tegu on tegelikult erakorralise juhtumiga. Ja minu selline vaade asjade olekski, et kui on tegu erakorralise juhtumiga, siis peaks vaatama ka kui erakorralisust ja hindama selle põhjal, et antud juhul me selle erakorralise juhtumi integreerime sellesse juba toimivasse põhimäärusesse, mis võib tegelikult seda põhimäärust ja selle mõtet üsna palju mõjutada, sest praegusel juhul sellise punkti sõnastuses tuleb ikkagi välja, et kõikide valla lasteaedade lastevanematel on õigus pöörduda mingitel juhtudel, mida me siis praegu ei tea, sest ega neid põhjendatud juhtusid hindab vallavalitsuse poole ettepanekuga siis vabastada ta sellest lasteaia kohatasust. Et kui näiteks, ma toon siin, et kui juhtumisi Varbula kandis lapsevanemal on laps jäänud haigeks ja koju ja ta arvab, et kuna laps ei ole lasteaias käinud, siis kuidas vallavalitsus, et kui ta ei ole käinud, siis ei pea maksma ka tasu, et kuidas siis vallavalitsus näiteks seda põhjendaks, et see ei ole põhjendatud juhus näiteks lasteaia kohatasust vabastamiseks. Et
minu ettepanek oleks sellele asjale läheneda tõepoolest juhtumipõhiselt, selge sõnaga välja tuua, et me teeme erisusi ainult lasteaeda Pillerpalli käivad lastevanematele kuni siis olukorra normaliseerumiseni ehk seni ajani, kuni lapsed on siis tagasi oma tavapärases keskkonnas ehk siis juba remonditud lasteaias. Aga muidu üldpõhimõtet, et nendele lastevanemate kohaldamise suhtes võiks teha erisusi, sellega ma olen nõus. Nii, kuidas? Hea teed soos. Küsimuseks vallavalitsusel oli siis mõte seda rakendada kõigile lasteaedadele või oligi plaan ainult Pillerpalli seda? Ei, see oli vist plaan on niimoodi, et praegu Pillerpallile, aga kui midagi ette veel tuleb, et siis jääks uuesti põhimäärust muud, midagi analoogset. No kui lapsevanem seda loeb, siis ei ole kuskil näha, et see on mõeldud ühele lasteaiale lihtsalt. Määrus on ikkagi kehtestatakse kogu valla jaoks ja siin tuleb välja, et võrdsed on kõik. Aga ikkagi tähendab selles mõttes vallavalitsus, kuidas see ikkagi selgelt mõtles välja seda selgelt see, et siin kirjas põhjendatud juhtudel ja Märjamaa vallavalitsus teeb seda. See ei tähenda seda, et lapsevanem pöördub, ja see tähendab seda, et vallavalitsus nagu ütlebki, millal ta seda peab põhjendatuks ja millal ta nagu ei pea põhjendatuks. Et siit mina ei loeks välja, et lapsevanem on see seotud, on pigem vaatanud vallavalitsusega sellist teha. Et mina vaataks seda teistmoodi, et vallavalitsus võib ju öelda, et ta teebki nüüd erisuse mingisugustel erijuhtudel ja küsimus on, et kui me seda Pillerpalli puhul nagu lahendame, et ma arvan, me lahendame nii, nagu see nagu loomulikult on, et me lihtsalt võtamegi, kas kaotame selle tasu või kaotame, et me võta tasu siis nende laste eest, kes tõesti selle lasteaeda ei saanud ja nendel, kelle puhul siis lapsed osaliselt käisid, et nende puhul me tõenäoliselt siis ka vaatame seda nagu juhtumipõhiselt läbi, et kas me üldse ei küsi raha või küsime osaliselt raha, et sellepärast siin ongi kirjas, et vallavalitsus vaatab selle asja nagu täpsemalt läbi. Et me ei suudaks seda nii täpselt siia nii-öelda juhtumid siia kirja panna, et sellepärast see üldine sõnastus on parem, et me ei suudaks juhtumipõhiselt seda kirja panna. Ja Triimat sul on? Kas sellest jutust tulenevalt on vallavalitsusel plaanis teha rakendusakt selle juhtude ärasidedamiseks, et antud juhul väga segaseks, et millal ma siis saan, et muidu kui mul auto olemas, teisel vallavalitsusel kaitid ja kas on põhjendatud juht, et ma ei saa lasteaeda või mis on see põhjendatud juht. Et kui nii üldsõnaliselt kirjeldada, siis avaldus jah tuleb. Kui Maigi peab seda põhjendatuks, siis me teeme seda. Siin ikkagi inimestele on valitsus. Ei, tähendab küsimusest ei saanud ikkagi aru praegu vastust. Et selles mõttes, et rakendusakt tähendab seda, et kas tehakse mingisugune kord selle menetlemiseks. Et kui Maigi peab seda põhjendatud, et seda korda oleks vaja, siis me teeme seda. Maigi, 2 sekundit. Antud juhul ikkagi me teeme tõesti selle erisuse juba ise sisse, et me ei hakka ootama, et lapsevanemad hakkavad vastavaid avaldusi esitama. Siin on praegu olukord kõigile teada, et see ongi erandlik olukord ja meie omalt poolt teeme need jõupingutused ja oleme vanemate suhtes selles olukorras õiglased, et me juba oma arvestamises näeme ette, et me ei pane. Meil on tegelikult täpselt teada, kes käivad praegu lasteaias ja kes ei käi, et me ei pane nende lastevanemate arvele kohatasu, kes tegelikult on kodus. Põhjendatud juhud niimoodi ära defineerida, siis me sisuliselt paneme ennast jälle kinni, et kui need olukorrad tulevad, siis me igakordselt tuleme volikogusse seda luba ju küsima, et kui nüüd ei ole seal seda kirjas, et põhjendatud juht on see, siis me peame igakordselt olema suhteliselt bürokraatlikud ja paindumatud nende olukordade lahendamisel, kui me ennast niimoodi kinni kirjutame. Agu Kirsi poole Raimast võib välja, see 37 ja siin on seal. 37-80.
minu poole ka paar aastat tagasi Laukna lasteaias pöörduti, et see on nagu 3 lapse puhul jõhker ja kui naabervallas Kullamaa lasteaias on 0 kohatasu, kuidas me siis lastesõbralik vald ja nii vaesega? See on ikka. Ei veeris, see on kõigil 0. Kui on lapse, seal rohkem saab soodustust või maksab. Jah, see on praeguses Nii. Teet Tomson. Mul oli küsimus, et kas praegune määrus võimaldab üldse lapsevanema seda taotlust teha? Siis see on täpselt nii, nagu öelda tõi, et siis ongi see kohas vallavalitsuse otsus. Ilmselt juhul ta otsustab kedagi vabastada, et siis selle vabaduse alusel, siis ei saa vabaduse kirjutama hakata, kui see peaks võimalus. Nüüd tekib sama olukord ka see, kes täna Pillebergi lapsed on kuskil mujal ja vabaduse võib kirjutada, jah, aga vallavalitsuste vabaduse vastana. Aga korralduse, kas ta peab seda põhjendatust või ta ei pea seda põhjendatust? Ja Villu, palun. Ma juhin tähelepanu seal paragrahv 3 punkt 5, kus on kirjas need erisused, mis praegu kehtivad ja seal on see punkt 5 ütleb, et kuidas siis nende erisuste puhul käitutakse või kes nende üle otsustab, eks ju. Et tegelikult see uus lisatav erisus on ikkagi seda sorti, et põhimõtteliselt inimene, kui ta seda määrust loeb, siis ta ei tea, kas tal on selleks õigus või tal selleks õigus ei ole. Ja me tegelikult anname kogu selle otsustusõiguse siin vallavalitsusele, kes meile ei ole andnud rohkem seletusi, et praegu kehtiva olukorra tõttu Pillebergis me oleme sunnitud sellist korda rakendama, aga tõepoolest, millised on siis need eeldatavad muud juhud, mis antud punkti alla läheksid tulevikus, mida me siis ette näeme. Ma arvan, et keegi siin ei kavatse ette näha uuesti sellist olukorda, nagu see täna on, aga see selleks, et minu arvates on ikkagi see suht segane ja annab igale lapsevanemale õiguse pöörduda ikkagi vabastuse saamiseks ja nagu ma juba näite tõin, kuidas vallavalitsus näiteks põhjendaks olukorda, et andke andeks, mu laps on haige, mul sellel päeval lasteaias ei olnud ja kuidas ma saaksin siis vabastuse. Tähendab, ega siin rohkem... Sest see põhimõte on ikka selles, mitte lapsevanem ei ütle, et ta ei pane lasteaeda, vaid kui on lasteaiast tingitud, vallavalitsusse tingitud see, et ei saa lapsi lasteaeda võtta, siis läheb see asi mängu. Aga kas ei võiks see siis olla üheselt nagu selgelt ära märgitud, et juhul kui laste lasteaia toomine on siis takistatud, ütleme, omaniku tahtest olenemata, et sel juhul rakendatakse siis seda otsustusõigust nii, nagu ta siin plaanis oli. Kuidas see juriidiliselt tuleks, nagu, et on see probleemid, kui oleks ikka sõnum nagu? Või ma just mõtlengi, et seda... Mina juhin tähelepanu, kirjalike muudatusettepanekutel on tähtaeg, et see võib olema vähemalt mitu päeva ette. Tähendab, arme praegu sellise minema, me lihtsalt räägime sellest, et mis on nagu, et me kõik ju näeme tegelikult, et ta on sellisel kujul, et ta on kõigil, see määrus tegelikult näitab seda, kui suur koormus tuleb vallavalitsusele. Ma ütlen seda, et see on võimalus kahte pidi, kas me hakkame üksikjuhtumit läbi korralduste lahendama või kui vallavolikogu arvab, et see on meie jaoks suur koormus, siis võib ka selle punkti, selle üldise sõnastuse alusel vallavalitsus võtta ka korra vastu, kuidas ta seda siis menetleb ja millistel puhtudel ta nii-öelda teeb sellist neid erisusi. Näite vastuse? Jah, Agu, palun. Ma küsin lihtsalt ikka seda sama asja, et miks meil see kohatasu on? Sellega on see lugu ka, et selle esimese lapse kohta on jah 37, aga teise puhul on see juba väiksem. 50%, 37 ja 2, see on 18. Ja teine asi on ka see tegelikult, et Märjamaal on ta 9 kuu peale jaotatud, 3 kuud lapsevanemad maksta, et tihtipeale teistes valdades maksavad kõik 12 kuud lapsevanemad.
lahendus. Kulla on vaja, kuidas nii saab, kuidas naaga valmis on? Kuidas kellelegi vastu võetud on see? Me oleme ise see kord siin vallavolikogu poolt niimoodi vastu võetud. Ma teen ettepaneku muuta seda, et see peaks tunduvalt väiksem olema. Aga alati on võimalus pöörduda. Ma teen kohe praegu see ettepaneku. See on 5 peale, 4 peale, miks mitte? Ja see tuleks ikkagi vallavasi kõigepealt ikkagi läbi arutatud päris nii. Tähendab, iga vallavolikogu liikmel on õigus seda ettepaneku. Ma tegin see ettepaneku. Ei, kirjalikult on Kus see kirjalikult? Eelnõu ja seletus kirjalikult olema, et ei saa ka nii, et suuliselt volikogu laua ääres öeldakse. Protokollitakse ja ei ongi ettepaneku. Kas on veel kellegi küsimusi ka? Jah, Armin. Ma tahtsin nüüd seda küsida, et kui meil see kohatasu vabastus tuleb, et tegelikult on see kohatasu vist nagu ma aru saan kuupõhine. Et kuidas ma siis on, mul laps näiteks käib 1 või 2 päeva lasteaias, siis ma pean maksma terve selle kuupõhise selle. See ongi see erijuhtum, kuidas seda lahendame, et me peamegi selle valitsusest selgeks rääkima, aga me ei saa seda panna vallavolikogu korda täpselt kirja. Ja ma näiteks täna viisin poisi lasteaeda siin noortekeskusesse, aga siin ei ole üldse mingit tingimusi, et ma enam ei vii, et kuigi tegelikult on see viimane nagu enne kooli, viimane rühm, kus oleks selle koolieelset õpet vaja, aga tänasel hetkel seal seda korraldada ei saa. Aga siis nüüd ongi küsimus, et kas ma nüüd maksan selle 1 päeva eest või poole päeva eest nüüd terve kuu kohatasu või kuidas seda rakendatakse, sest siin on neid inimesi küll ja veel. Põhimõte oli see, et toidupäevade järgi saame arvestada, mitu päeva laps lasteaias käib. Ja siis vastavalt päeva. Et see nii on lihtne vaadata, kui toiduraha on makstud, 5 päeva käis, 5 päeva. Nii, kellegi oli veel? Ja Meelis on. Jah, et kui vallavalitsus ei kaata seda, siis on väga hästi, aga ma arvan, et see esimene laine ikkagi läheb sinna teistele lasteaedadele. Ja sellepärast ma küsisin küsimus, et see ongi tulnud teisest lasteaias. Küsimus, et juba on tuldud sinna, et laps käib 2 lasteaias, et ma tahan siis ka päevade eest maksta ühte lasteaeda ja teisele päevade eest. Et selles mõttes, et nende koolumist ei peaks nagu segama, tuleb kõik küsima sinna. Ja Meri, palun. Üks võimalus seda võib-olla ebaselgust rääkida ongi see, et kui volikogu nõustub, et juhul see erisuse sissetoomine just nende sündmuste taustal, mis meil praegu on põhjendatud, siis me saamegi peale seda, kui volikogu on nõus selle muudatusega, kinnitab selle muudatuse ja me saame ajalehes ju selgitada, et see muudatuse taust on see antud juhtum ja me ei ole pidanud silmas neid olukordi, kus täna lapsevanemad tegelikult kasutavad lasteaiateenust, aga endale sobivate asjaolude tõttu siis mingil põhjusel seda teenust niimoodi paljusel kasutavad. Et me saame lihtsalt sellise selgituse ju juurde anda, mis on nagu eelkõige selle määruse muudatuse mõte. Kuidas võiks selle juhtumi siis konkretiseeridagi selles määruses või määruse lisas või selles rakendusdokumendis, et me ei peaks seda siis lugema siit mitmes kohas kokku ja aru saama, et millega tegu on. Aga siis äkki on väga täpne ettepanek, kuidas seda sõnastada varem? Jah, ma ütlesin, et seda vallavalitsuse õigust teha erisusi võiks siis rakendada juhtudel, kui lasteaias on takistatud laste vastuvõtt lasteaia omaniku tahtest sõltumata või siis teine võimalus, et antud punkti rakendatakse ainult lasteaia Pillerpalli lastevanematele kuni siis selle olukorra normaliseerumiseni. Võib-olla seda Pillerpalli ikkagi ei saaks sinna sisse panna, võib-olla aga tuleb ka järgmine olukord järgmises lasteaias. Aga siis on lasteaias. Eks ole, et see, jah, et see Pillerpalli ei ole. Ma tegin 2 varianti. See tähtaeg perioodist perioodini. Ja või tea tähtaeg. Et see tünnistub siis, kui tähtaeg kukub, Pillerpalli on valmis selleks. See ei paranda liidu välja suudnud seda olukorda. Siis ikkagi on
enne, kui mingi erijuht veel on. Ei, mitte seda, just see, et siis 2 kuu jooksul ikkagi uputatakse vabadustega ilmselt üle nende poolt, kes vaikselt seda soovivad. No veel kord tuleme selle erijuhu juurde tagasi, erijuht ongi tõesti väga eriline juht. Teda juhtub võib-olla juhtub 2 aastat järjest, aga võib-olla juhtub ainult kord 10 või 20 aasta jooksul. Et selles mõttes kirjutada sisse punkt, mis tegelikult muudab selle määruse sisu mõtet, nagu kus oli väga selgelt eelnevalt välja toodud, mille pool erisusi tehakse. Nüüd tegelikult me anname selle otsustusõiguse vallavalitsusele, kellel on antud selle määruse põhjalikult väga laiad volitused, siis ise otsustada, milline see juht on. See võib olla erijuht, aga see võib olla mitte erijuht, olla nii teada. See oleneb ka võib-olla poliitilistest meelsustest ja nii edasi. Et nii volikogu siin lauadaga kui ka vallavalitsus tõenäoliselt siin 10 aasta jooksul vahetub 2 korda. Et nii on. Ega ta on usalduse küsimus jah, et siis mõttes siin ei saa öelda, et kas usaldatakse vallavalitsust sellist erijuhtude menetlemisel ei usaldada. Aga on kellegi veel ega me siis selles mõttes praegu Aivar, palun. See ettepanek on eelnõu öelda. Sest oluline on see, et ikkagi me saaksime selle otsuse siit, et millises sõnastuses ta läheb, sest et reaalselt on vaja hakata rakendusena. Sest et muidu on niimoodi, et kui täna midagi vastu ei võeta ja otsustada, siis kehtiva korra järgi peavad lapsevanemad maksma. Ei, ma saan aru sellest. Teed sul oli? Selline mõte, et Jarik, kas sa kirjutasid üles selle sõnastuse, mis puudutas omanikust mitte sõltuvat põhjust? Omanikust mitte sõltuvat? Vastavalt, ma tegin, seal kahjuks see punane, ma tegin sinna sellise kirja vahele, et see värv ei ole seal näha, ma tegin selle sinna vahele. Ja siis oleks kõige mõistlikum nagu. See kahjuks värv ei haaku sellega, et mul on punane ja halliks tõmmatud, aga seal on üks valge kõik. Ma panin sinna vahele praegu, et põhjendatud juhtudel, kui lasteaias on laste vastuvõtt takistatud lasteaia pidajast tulenevatest asjaoludest. Siis ei ole ju seda põhjendatud juhtudel enam vaja. Siis võime kui kohe peale. Jah, põhjendab, see teeb ühe välja. Lasteaias laste vastuvõttu takistatud lasteaias. No ma ei saa Vallavalitsusel on õigus teha erisusi lapsevanema kohatasu tasumisest vabastamiseks, kui lasteaias on laste vastuvõtt takistatud. 2 esimest sõna veel. Põhjendatud juhtudel, kui lasteaias on. Kas see põhjendatud jääb või jääb? Ei jää. Kristi, palun uuesti siis. Oota, teeme järjekorras. Et alustada sealt, kus hakkab Märjamaa vallavalitsusel on õigus teha erisusi lapsevanema kohatasu tasumisest vabastamiseks, kui lasteaias on laste vastuvõtt takistatud lasteaia pidevast tulenevatest asjaoludest. No näiteks just, et mis tahes, eks ju, või tuleb veel siin mingi lapka lasteaeda, mis tahes, eks ju, et siis me... Nii, vaatame nüüd üle. Praegu ei ole. Mis asi? Ei, praegu tuli see. Jah, see on nüüd uus. Vadaar, see on nüüd uus. Oota, aga... Ei ole ära, et sa seal... Märjamaa vallavalitsusel selle peaks... Ei, siin on vale. Seal, vaat nii ja nii. Ma arvan, see on väga hea ettepanek. Kas on nüüd vist, kas vallavalitsusel on mingi küsimusi selles osas, kui siuke ettepanek on? Tähendab, seal on küsimus ei ole, sõnastus on väga hea, ainuke minu küsimus on natuke jäänud siin Annika eriarvamusele, et KOKS paragrahv 3 lõige 3 ütleb, et volikogu kokkukutsumisel tuleb kutses ära jätta arvustusel olevad küsimused, kutse peab olema volikogu liikmetel teatavaks tehtud vähemalt 4 päeva volikogu istungil. Ja väga palju tõlgendavad seda niimoodi, et kõik materjalid, mis lähevad välja, kui tuleb 4 päeva ette läinud välja, ja antakse mingisugune kirjalik ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg.
aga tõlgendame seda niimoodi, see on redaktsiooniline parandus, sõnaline parandus, sest mõte jäi ju samaks. Või küsimus ongi, et kus kohast läheb see mõttevahetus ja kus kohas on redaktsiooniline parandus. Kas me peame selle ümber hakkama siin vaidlema? Tähendab, ma tahaksin seda öelda, et kui palju on volikogu tulnud vastu vallavalitsusele sellistes küsimustes ja ma arvan, täna otsustab volikogu seda, et mis sõnum see on. Et siin ei ole vallavalitsusele kindlasti midagi öelda sellist, et teha märkust nagu. Ma tahtsin öelda nüüd vallavalitsused puterdanud, mis me oleme sinna nüüd puterdanud, et see puterdanud. See vallavalitsus pole järgmisel korral puterdamist jõudnud. Nii, Villu Kõrv. ei nõustu sellega puterdamist. Nii, rohkem meil diskuteerida. Tegelikult on ka nii, et volikogul on oma reglement, läbimise kord, põhimääruses on ka vist see sätestatud, et volikogu istungil on võimalik teha parandusettepanekud, neid pannakse hääletamisele ja parandusettepanekud nii või teisiti muudavad ühe või teise punkti sõnastust. Nii et ma arvan, et see on igati kohal, et milleks me siis arutame siin volikogu laua taga, kui me peame ainult hääletama neid, mida vallavalitsus on ette pannud, et seda võib ka teha, siis lükkame selle punkti järgmisse volikogusse. Nii, aga meil oli teed, palun. Nii, lihtsalt repliigi korras, et nii palju, kui mina mäletan, on Märemaa vallavolikogus täpselt sellisel viisil parandused tehtud, et ma olen seda mõtet ei ole mõtet muuta, me takerdume tühjumisse. meil ei ole mõte paragrahvi taal täpselt. Lükkame asju lihtsalt mitu kuud ilma asjata edasi. Ma ei taha midagi öelda koksi kohta, aga lihtsalt meie praktika on olnud selline, et me tarvitame iga mõttelis. Nii, kas on... Kui me tahame selle ümber lükata, siis võiks täna informatsiooni ajal seda arutada ja ära otsustada, et siis me rohkem kunagi nii ei tee või teeme edasi. Siis ei pea vaidlema. Tähendab, ma arvan, et meil ei ole mõtet nii tähte närima hakata, sest üsna palju tuleb ka komisjoni asju, mis on täna ja kohe vaja. Et kas me peaksime hakkama neid asju nagu sellisel kujul nagu tegema? Ma arvan, et see ei ole õigele. Meie ei saa vallavalitsusele seletama. Ei, seda küll me räägime praegu volikogu liikmetele. Nii. Et kas on kellelgi veel küsimusi selles osas, kui ei ole? Ma teen ettepaneku see järgmiseks korraks ära lükata. Vallavalitsus saab menetleda seda hääletada. Nii. No, vaata tegelikult ongi, et nüüd tulebki seda, et jah, ma saan praegu aru, et mida ka volikogu liige Aako Kirtsimaa mõtles, et aga see asi, kui meie volikogu tegi ettepaneku sellise sõnastusega, siis vallavalitsusele see sobib, kui me praegu siin leiame. Mina tegin ettepaneku, ma saan kodustada seda töötada, järgmiseks korraks on muidugi uus ettepanek, et laste kohadus üldse vähemaks teha, ma jõuan seal ilusti paberile panna, nagu nõutakse. Kogu ettepaneku üle ka hääletada. Saame, jah, täpselt nii. Aga ega siis, tähendab, selles mõttes ma arvan, et sellega ei ole lihtsalt et kõigepealt ikkagi siis hääletaks selle määruse, selle vastuvõtmise poolt sellisel kujul, nagu ta on ja pärast seda nagu no esimene oli see, pärast oli sinu. Jah, paneme asja hääletama. Eks ole, et ega siin ei olegi. Ei no sellisel juhul siis me peame tagasi lükkama, kui nüüd on vallavalitsuse ettepanek ja volikogu ettepanek ju. Ei saab hääletada. No siin kannab vallavalitsuse ettepanek, siis see sõnastus on nagu volikogu liikmete poolt praegu, mis siin on. Ma ütlen, see ei muutu. Volikogu saab teha, mida tema tahab teha. Absoluutselt. Otsustate, et hääletada, siis mõistlik on hääletada vastavalt ettepanekute esitamise järjekorrale. Ettepanek oli vallavalitsuse, järgmine oli siin Villu ettepanek, kus kirja sai ja see kolmas ettepanek oli Aavo oma ja siis saab järjekorras hääletada, mis saab kõige rohkem poolt hääli. Nii, aga pane siis vallavalitsusele. Nüüd tuleb see ka uuesti panna siis sinna. Võtte paberite pealt ja arvutitest vaadata. Või vaata. Väikse asja nii keeruliseks. No tähendab, mina ka ei oleks seda teinud sellised, aga kui suust ettepanekud tulevad, tegelikult mina näen seda, et see mis tegi volikogu ettepanek, et me saame poolt, et enam on kõik, eks ole. Siis on vallavalitsus oma ajal tagasi läinud. Ma panen terve selle sellisel kujul. Nii, aga ma paluksin tähelepanu. Ja see on siis pooltelt enamusega. Peab olema siis määrus vastu võetud.
nii, kes on selle poolt, et määrus võtta vastu sellise kujul, nagu sellise sõnastusega, nagu ta meil ees on, palun käega märku anda. 18 on poolt, kes on vastu? Üks on vastu, aitäh, määrus on vastu võetud ja palun siis vallavalitsusel vastavalt siis sellele kanda. Ei, see enam ei. Nii, aga läheme nüüd teise päevakorrapunkti juurde, on Märjamaa vallavolikogu 21.05.2019 määrus number 71 Vana-Vigala rahvamaja põhimääruse muutmine ja ettekandjaks on Eli-Liis, palun. Lugupeetud saalis viibijad, tere ka minu poolt. Läheme siis järgmisele katsele vaatama, kuidas õnnestub. Tahaks siis muuta Märjamaa volikogu määrus number 71 Vana-Vigala rahvamaja põhimääruse. See on siis kahel asjaolu seda muudetakse. Ühed on nii-öelda sellised iluvead ja teine on siuke sisuline muutus, et Vana-Vigala rahvamaja ja siis Märjamaa noortekeskus on jõudnud nüüd kokkuleppele, et Vana-Vigala avatud noortekeskus läheb ikkagi Märjamaa noortekeskuse juhtimise alla. Et siin ta nüüd töötas omaette, aga kuna ikkagi aeg on näidanud, et ei ole seal püsivat noortekeskuse töötajad, vahetuvad need, asi on võib-olla palgas ja ma ei oska öelda, milles veel, aga Märjamaa noortekeskusega on neil selline vahva koostöö nüüd saavutatud ja ma tean, et Märjamaa noortekeskuse põhimäärus tuleb muutmisele järgmine kord, et neil on seal omal ideed, aga et seda saaks teha, siis tuleks muuta seda Vana-Vigala rahvamaja põhimäärust, kus tuleks välja võtta siis täielikult need paragrahvid, mis siis puudutavad seda noortekeskuse osa, see tähendab paragrahv 4 punktid 7-11 ja siis paragrahv 5 täielikult ja ühtlasi siis, et see määrus oleks korrektne, et tuleks muuta ka paragrahv 1 lõikes 3, sest kuna enam ei eksisteeri sellist asutust, nagu see siin nüüd kirjas oli, siis riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikud registrid, vaid on sõna äriregister, tuleks asendada ja siis paragrahv 9 lõige kõlaks siis ilusamalt, kui et rahvamajal on valla eelarve koosseisus oma alaeelarve ja alaeelarve kinnitab siis vallavalitsus. Keeruline jutt oli, aga te saate kõik kindlasti aru, mida ma mõtlesin sellega. Nii, aga kas on küsimusi? Ei, see on nii keeruline jutt. Ei, selle. Aga materjalid olid ilusasti ennem kõik käes. Aga kui ei ole, ajad teed. Nii palju, kultuurikomisjoni jõudis seda arutada eile õhtul, et protokolli veel ei ole. Aga olite ka poolt, küsimusi on. Söögi, Meelis. Meie osavalla kaatseda poolt lihtsalt tekkis siis küsimus selle üle, et teadolevalt seal selle endise asutuse töötajad lapseosas puhtusele, et ilmselt peaksid selle uue asutuse alla siis tagasi saama või õigus on oma tööd tagasi saama. Ja seda me rääkisime ka pallitada täiesti. Kas on küsimusi? Ei ole, aitäh ettekandjale. Läheme hääletuse juurde. Kes on selle poolt, et muuta Vana-Vigala rahvamaa põhimäärus, palun käega märku anda. Aitäh, 19 volikogu liiget on poolt ja põhimäärus on muudetud. Kolmas päevakorrapunkt on vallavara otsustuskorras tasuta kasutuse andmine IRO MTÜ folklooriseltsile Kiitsarakat. Palun, Priit. Oi, Hans. Jah. Austatud volikogu liikmed, tegemist on siis Vana-Vigala juures asuva ühe endise paekivikünniga, mis siin joonise allosas on näha, mida juba siis Vigala valla ajal MTÜ Kiitsarakad taotles, et vald võtaks selle arvele peremehetu varana, kuna neil oli plaanis siis
seal küünist, teha see korda ja hakata seal üritusi, kontserte korraldama ja muud sellist tegevust. Nüüd sellega juhtus nii, et kuna ta oli peremehetu vara, seal kohalikud hoidsid heina, siis heina tegemise käigus, et traktoritega oleks mugav sõita, oli seestpoolt katuse konstruktsioone optimeeritud ja kui Vigala vald hakkas seda taotlema peremehetu varana omandisse, siis see talv oli lumerohke ja katus kukkus sisse ja teatavasti siis varemete juurde maad ei erastata. Nüüd peale haldusreformi uuesti siis MTÜ Kiitsarakate taotlusel, kui siis läbi Maa-ameti hakati valdadele andma uuesti suhteliselt lihtsalt munitsipaalmaad, ehk kui varem siis tõepoolest sai korrashoonete juurde erastada teenindusmaad, siis avanes see munitsipaalmaa taotlemise võimalus ja Kiitsarakate taotlemisel Märjamaa volikogu taotleski sellise maatüki, nagu selle kaardi pealt on näha, et ta piirid siis jooksevad seal paremal pool üleval see metsatukk on, kus seal asub looduskaitsealune hiis ja vasakul pool on siis jõekallas, mis on selline suht kõrge nagu amfiteater. Seal samas nurga juures, kus on jões laiem koht kõige üleval, seal on see koht, kus jääketas tarbiti, kui õnne on siis pöörlev jões, kui ta on moodustunud. Ja üle jõe on siis teisel pool on vallamaad, seal on Sassi Loitsu kivi, laululava, mõisapark, kus korraldatakse hard-rock-laagreid. See on surnuaed ka, ja jah, seal mõisapargis sees on mõisnike surnuaed asub küll, seal natuke eemal need. Ja põhimõtteliselt see maa on täna munitsipaalmaa, nüüd vastavalt volikogu taotlusele. Ja nüüd selleks, et sinna ka projektiraha peale kirjutada, Kiitsarakad on teinud taotluse saada see maa tasuta kasutusse. Et kuna ta on munitsipaalmaa, eks siis sealt maamaksu vald ise endale ei määra, nii et ta ei ole maksustatav. Ja siiani, mis seal tehtud on, et põhimõtteliselt, kui siin on ka selliseid, ütleme, külaalgatusi olnud, et andke meile raha, et küll me teeme nagu vägeva asja, et siin on käinud minu arusaamist mööda ta nagu õiges järjekorras, ehk siin on Kiitsarakate vedamisel siis ka Vana-Vigala ja seal ümbruse kogukondade kaasamisel siis on nendest varemetest on korjati kõigepealt kõik see eterniit kokku, eterniiti nii, see oli ainus asi, mida ka vald toetas selle äravedu, ehk me tellisime sinna konteinerid ja see eterniit veeti sealt minema, siis seal korjati kõik see puitmaterjal, naelad ja need vanad heinad kokku, sellest puitmaterjalist on ka seal jõe poole näiteks üks pink ja purre tehtud ja põhimõtteliselt see Kiitsarakate plaan ongi see, et saaks tasuta kasutuses siis kirjutada projekte ja nii-öelda mitte koormata valla eelarvet nende ideedega, vaid leida vahendeid ja arendada seda siis muudest võimalustest. Et see on lühidalt selle asja kokkuvõte, et kas selle kohta on küsimusi? Ja see, aga majandus- ja eelarvekomisjon arutas seda ja küsimusi ei olnud, et Ago Kirsuu, palun. Sellel asjal on turuväärtus, kui see müüki pannud, siis saab. Oksjoni korras, nagu valla müüa. See väikese krunts teeb jõeäärne välja, ta paadi sadam. Kuna see on vallale munitsipaliseeritud, siis põhimõtteliselt ka teoorias ei ole võimalik seda müüa ilma loata ja sel juhul 2/3 sellest rahast, mis on tema turuväärtus, tuleb siis tasuda riigieelarvesse sellisel juhul. Et siin on selles suhtes tundub mõistlikum lahendus, kui külal on need projektiideed olemas, et las nad ise taotlevad teemad, et siin elu on näidanud, et nagu vabatahtlike leidmisega ei ole siiani probleemi olnud, kes seal on tegutsenud. Ma küsin veel, kellele see metsaline konkurss tuleb siin natuke edasi? Seal on ka mingi tüüd.
See on RMK maa, aga seal on põhimõtteliselt, ma arvan, et see okupatsioonide muuseum ja see Põrgupõhja ristiselts tegid RMK-ga, nad pidid mingi kokkuleppe tegema. Et eeldatavalt on see kirjalik kokkulepe, sest see oli Eesti üks, see bunker asub siis mööda seda teed edasi, kui nüüd sinna metsade vahele minna mingi kuskil sealt vast 5-6 kilomeetrit ja põhimõtteliselt see on üks 2 Eesti punkrist, mis sel ajal siis taotleti vallast ka ehitusluba ja mis sai kasutusloa. Et seal on siis kõrvuti on päris bunker, mis on nagu varemet ja siis selle maapealse punkti rekonstruktsioon, mis siis oli üleval pikemalt metsal seal okupatsioonide muuseumis ja sealt ta siis uuesti demonteeriti ja viidi metsa. Meelisele oli keskvisti? Ma lihtsalt repliigi kuules, et osavallavoolu seda arvates ja toetas seda ettepanekut, kuna ma ise polnud seal kunagi teemas, ma käisin seal kohe peale osavallavoolu läbi ka, nii et see tõesti inimesed on seal vabatahtlikuna palju vaeva näinud, võib-olla oleks ta lihtsalt üks reisivõnnikuna, kui on selline liigne kohtud. Nii, Triimats on. Triimats. Lihtsalt selle eelnõu otsuse preambula kohta ettepanek, et seal võiks olla ühe lausega märgitud ära ka see, mida Kiitsarakud on tegelikult taotanud, et nad soovivad eesmärk, et nad soovivad seal hakata edaspidi kogukondliku kooskõlastuskohandusel kasutama. Täna on siin ainult see, et me anname oma vara, aga nemad hakkavad meie vara kindlustama, et säilitada need varemed. Et paneks selle lause, mis soovitakse kasutada nüüd edaspidi alla kogukondliku kooskõlastuskohana. Täna sellest kämmus juttu ei ole. Kinnistu tasuta kasutamine. Et eesmärk on, et kogukonna kooskäimist. See ka see, et täna ei tule see. Kuuse peaks minema. Aga Kuuse peaks kirjutama sinna? Siis oleks see parem projekti raha taotleda. See on avaldus, see on taotlus, seda ei ole seletus kirjas. Okei. Jah, see, mis siin Jaanika Tusiirega peale. Eesmärk on ikkagi saada selle eesmärgiga, et see kooskõlastuskohana mingi erapäeva. Ei, erapäevaks, sest täna anname selleks meie vara säilitada seal. Kui nalja teha, et seal üle jää toimuvad ju autoplaagrid, et seal on võimalus tõkkepuu panna, et kui täna seal seda piletiraama aasta sõidavad sinna kanda peale autodega, siis on võimalik tasuline läbiklaast ja projektile oma finantseeringud saada. Ja loen korraga üle, on nüüd okei nagu? Ei saa leidnud. Kas on veel kellelgi küsimus, ettepanekuid? Ei ole, aitäh. Ja, Merli. See nüüd edaspidi, et võib-olla see täiend ei anna, et ta on ikkagi selline ametlik tekst, et võib-olla piisab lihtsalt, et kasutada seda kogukondlikku kooskõlastuskohandust. See on seletuskirjale sobiv. Selliselt, jah. Nii on parem. Keegi seda nagu ametliku dokumendina vaadata võis ka olla Nii, rohkem ei ole ettepanekut. Aitäh ettekandjale ja läheme siis hääletuse juurde sellisel kujul, nagu ta meil siin ees on. Et kes on selle poolt, et anda Vigala külas asuv 5 euro kinnistu folklooriseltsile Kiitsarakad tasuta kasutusse tähtaega kuni 30. september 2029. Palun käega märku anda. Aitäh, 18 ja Anneli Ülemaante taandas ennast. Otsus vastu võetud. Nii, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. On Märjamaa valla 2019 aasta eelarve teine lisaeelarve ja palun ettekandjaks Lea Lauris.
lisa. Esimene lisa puudutab kooldeelarvet, teine lisa siis põhipärasuoritus. Ja mida siis üldkokkuvõttes, ja seletuskirja on ka teile lisatud. Et mida siis üldkokkuvõttes lisada, et tervikuna tegelikult on see teine lisaeelarve koostatud seoses sellega, et on laekunud päris palju sihtotstarbelisi toetusi, need on arvele võetud siis tuludes ja kuludes. Ja seletuskirjas on siis kõik lahti kirjutatud. Ja suurendatud on ka üksikisiku tulumaksu 64 000, kus siis selles suunatakse investeeringuteks 44 000 ja 20 000 reservfondi. Et minu kohta kõik on see küsimus. Ja Ago Kirsipuu? Kuna eelmine aasta lõpus läks laaristamiseks 186 000 eurot, mis vallavanem oli sirgeks selle asemel, et kuskil lasteaedadel ära kulutada, palju tänase hetke seisuga on kulutamata palgafondi järgi, mida me saaks ka kasutada investeeringuteks, teeaukude lappimiseks, kuhu autod ära jupuks vallateedel ja muudel kiireloomulistel töödel. Erinevatel asutustel erinevalt. Kui koondid tahab võtta küsin koondid. Eelmine aasta me olime sirgeks võrdes üle-eelmise aastaga või kasv vähemalt 50%. Kas see aasta on ette nähtud raha põletamine aastal? Palun vahepeal siis ka protokollida, et see on väide, tõendamata väide ja see on... Mis on see tõendamata väide? 186 000 hea laud. See ei ole löödud. Seal on ikkagi taga põhjendus, et miks seda kasutati nii või naa. Et lihtsalt niimoodi... Eelmast sai protokolli üle laua lihtsalt niimoodi hõigati, et midagi löödi sirgeks või põletati, et see ei vasta tõele, et palun see protokolli. 186 000 oli täpne number, mida Laurit mulle andis ja mis põletati ära lihtsalt niisama preemia. Koos päevakorraga edasi. Lea, läheb, tuleb. Kuulame selle number ära. Nägid, lause on üle, rikas vald. Ikka tõetud 186 000. Ühtegi aastat see küll pole. Nii, aga kuuleme Lead. Ma tuletan meelde, et see kogu summa 186 000, millest Ago räägib, on terve valla kõikide paratavate asutuste preemia. Ja sellest keskmiselt iga, või keskmiselt töötaja veidi üle 300 euro. Jõudub preemia. Ma mõeldes üle-eelmise aastaga oli 50 000 kasv. Ja investeeringud igaüks, aga ma ütlen, poole aasta personalikulu on 49%, võiks olla 50%, 1% on säästud, see on tekkepõhine eelarve, sellel aastal on meil tekkepõhine eelarve. Eelmine aasta oli tegemist kassapõhise eelarvega, see tähendabki seda, et väljamaks liikus ühe kuu võrra edasi järgmisse aastasse, tekkepõhisel on arvestuse alusel. Palju see 1% on siis? Kui minu palk on, ütleme, 1000 eurot, kordan 12 kuuga, saab 12 000 eurot ja see on tekkepõhine täitmine. Kui planeeritud on nii, et palgafondi ongi minu palga jaoks arvestatud 12 000, siis see täitmine tuleb 12 000 juhul, kui ma ei ole aasta jooksul haiguslehel ja säästu ei jää. Ma küsingi, kas see aasta siis ei ole vallaametnikega lootust või preemiat saada 300 eurot? Mina ei oska seda öelda, kas on lootust või mitte, aga palgafondid, kui seal säästu ei jää, siis ei ole võimalik. Seda ma küsingi, et see aasta pole mõttu aastast, et polegi midagi maksta. Nii, aga Teet, palun. Liiga korras lihtsalt, et see, kui me tahame selle ära lõpetada, et aasta jooksul erinevatel põhjustel tööd vabastatud olnud inimeste raha alustada ära võttes, me peame selleks palgakorraldust muutma. Meil ei ole mõtet pehtida selle numbriga, olgu ta 180 000 või 186 000, see ei anna midagi. Kui asutuse juhil on õigus motiveerida oma töötajaid aasta lõpul, siis ta seda ka teeb, sest ta on normaalne juht. Ja niimoodi ongi. Mida? Ei, avalikku raha, kui meil igal pool on puudus, kui meie lasteaia tasud on kõrgemad kui naabri valdadest niimoodi, nii, siis tuleb see raha suunata sinna. Lihtsalt veel kord, et me peame tõsiselt hakkama mõtlema selle peale, et me nüüd ainult ei saa selle 300 euroga, me siin peame hakkama osadele inimestele panema igakuuliselt 300 eurot. Seda rääkisin ma eelmine kord protokollis, et koolidirektoril on miinimumpalk, et 1600 euro eest väljavalt gümnaasiumi direktoris ma tegin teen ettepaneku minna päevakorra juurde edasi. Nüüd majanduseelarve komisjonis oli samamoodi juttu sellest
sellest lisaeelarvest ja tegelikult ja mis meil siis, mis majanduse eelarvekomisjon ei nõustunud, oli tee otsusega, et kas on tulnud ikka mingisugune teine variant nüüd, et mis majanduskomisjon pakkus välja 50-50 seda tagasi maksmist. Jaa, teega me rääkisime läbi ja nad olid selle 50-50 nõus ja täna me helistasin ülejäänud, et ikkagi selle 50-50 rendiga nõus. Ja see tähte summa, siis ma ütlen ka välja, see on 13,208,42 eurot. 13,200? 88,42 eurot. Ja siis oli sama ettepanek oli ka see, et see 20 000, mis on seal lisa või seal eelarves on, et see ikkagi jääks sinna sisse, et see mitte välja võtta, vaid teede peale investeerida see. Jaa. Et selle saame... Seda ei muuda, et oleks 20 000 jääks sinna nagu alles, sest et võib sul tekkida puudujääk ka teede osas, kuna täiendavad tööd käivad Ago Kertsi, palun. Volikogu võttis eelmine aasta otsuse vastu, et me tellimata tööde, mida valdkonna tellim ei maksa. Nii. Ja see pidi aasta otsuga ära klaaritama, seda ütles vallavarmine isiklikult. Ta klaarib selle ära. Seda tööd pole vald tellinud, nii. Ja siis me ei pea sellest maksma. Tooga lihtsa näite. Kui mina esitasin 160 € saada vallale prügi koristamise eest, vald pole seda tellinud, ei maksa. Lihtne. Ja tänasel hetkel oleme täielikult lambad. Meile tuuakse mingi teed tehakse valmis ja maksab. Volikogu võttis vaeste eelmise otsuse, me ei maksa seda. Vald tegeleb selle mitte tellitud tööd ja kogu lugu. Oli niimoodi. Volikogu otsus on selle kohta olemas. Nii, Raivi Lase, palun. Mul oli tegelikult algul peaaegu samas stiilis juttu, aga lihtsalt ma tahtsin seda asja nagu täpsemalt teada, et kui palju siis seda tööd üle tehtud, kas on palju siis see ettevõte seda teed rohkem tegi, et kas on mingisugune akt või alus, mille üle me üldse nagu saame arutada, kas on mõõtmise protokoll olemas, et see on ikkagi siis üle tehtud? Jaa, on üle tehtud, seal mõõdeti 2 korda, seda esimene kord oli seda veel suurem maht, aga kui täpsemalt need katselõigud seal tehti, siis kokku lisatööd on 4646 meetrit ja siis selle hind on siis 26 576,83 eurot. Ruutmeetri hind oli selle töö 5,77 eurot. Samas muidugi oli töövõtja ise see, kes selle alguses ära mõõtis ja pakkumuse tegi. Seal oli vist niimoodi, kui Mikk mulle täpsemalt seletas, et see on meil komisjonis, et kõik, kes komisjonis olid, need teavad, millest eks ju räägitakse. Et kui pandi see nuhtkatte sinna maha, nuhtkatte tegelikult hööbliga lükati natuke laiemaks, kui see läks laiemaks, siis küsimus oli, et mis pindamisega teha, kas pindamisel teha nüüd äärest ääreni või mitte teha. Tegelikult töövõtja eestas Mikule Mikk ütles, et teeme äärest ääreni. Ja siis oli see kõne pealt küsimus, et kas see kõne pealt tehtud otsus, kas see siis on alus või see ei ole alus, kirjalikult või ei ole, suuliselt kui kõne pealt see ikkagi tehti, siis nad ütlesid, et okei, me teeme siis äärest ääreni. Et juhul, kui nad oleks äärest ääreni teinud seda pinda, siis selle mustkattel oleks seal ääres augud peal ja see laguneks väga kiiresti, et igal juhul see, et äärest ääreni tehti õige otsus, küsimus on selles, et see maht tuli nüüd sellest johtuvalt tegelikult tuli seda lisamaht sinna juurde. Ja tegelikult see kompromiss, 50-50 mõtteliselt on väga hea kompromiss, et sellega ikkagi, meil ei ole mõtet nagu tästi edasi lükata. Ja Ago Kertsi. Kas vallavalitsus tunnistab kohe alguses, kui läheb asi kohtusse nii, et meie kaotame või? Kas meie see juriidiline kompetents on tõesti nii kehva? See, et paberimajandus on kehva, sellest ma saan aru. Et pole akteeritud, kaetud tööd akte, pole midagi tehtud, enne pole midagi mõelda, sellest ma aru. Kui tänasel hetkel keegi järgmine toob siia, ütleme, kalla koorma asfaldi maha, ajab laiali, valla maa pealt, valla oma esitab arve ja me peame arve kinni maksma, sest me tunnistame ausalt, see on valla maa ja me saame kohtu selle peksida. Kuidas see siis nii on, et me tunnistame, et me oleme ikkagi saanud? Tegelikult on niimoodi, et see akt jäi sellepärast mitte poolt allkirjastamata, et sealt tuli lisamaht, see suur lisamaht. Ja sellepärast, kuna seda raha ei olnud ette nähtud, siis sellepärast seda akti ei allkirjastatud, kui täna tuleb selline otsus, et
see 50-50 ja vallavolikogu selle poolt hääletab, siis saab kõik selle akti allkirjastada ja me saame selle 50-50 kokkuleppe sõlmida või siis teistpidi vahet ei ole, kui pildid on, peas, et me saame selle, ühesõnaga tähtis on see, et see saaks tehtud. Et Mikk läheb meil järgmine kuu ära ja me ei tahaks tegelikult lükata neid kohustusi teemas pihta ära. Nii et ei tahaks lükata neid kohustusi ette kuskile aastate pärast ja siis hakata seda ajalugu kammima, kes mida täpselt ütles ja kes ja kuidas see täpselt oli. Nii, aga mul on veel küsimus. Eelmine aasta ju sinu juhtimises tehti ju revisjonikomisjon andis politseisse avalduse kogu selle teede jama kohta, et see oli täielik jama, ise viisite politseisse avalduse, nii, et kõik andmed ja protokollid peavad meil olemas olema, mis tehti, mis on valesti tehtud. Revisjonikomisjon viis politseisse esitas avalduse. Kõik need firmad on neid tõmmanud valda tõmmanud. Täna selle saimegi vastused, saime siis tõmmata, nüüd saame jälle tõmmata, et noh, see on kuidagi nagu lamma teie. No tähendab, selles majandus- ja eelarvekomisjoni ettepanek oli 50-50 ja sellega ka majandus- ja eelarvekomisjon nõustus. Muidugi ka algselt, kui me rääkisime 50-50, siis tegelikult vallavalitsus ütles, et jääme selle seisukoha juurde, mis nagu oleme nemad nagu ette pannud, on see 19 000 mis iganes, aga siiski leiti kompromiss 50-50, nii et majanduskomisjon seda toetas. Selge, kas repliigi korras siin ma ütlen lihtsalt, et me ka ei õpi nendest lepingute ja asjade tegemisest, et need on nii tähtsad asjad, et õpime nendest vigadest siis ka ükskord, et loomulikult me revisjoniga tegime 5 kuud tööd ja teeme nii palju neid puudusid välja. Eks me oleme natuke paremaks läinud ka võib-olla, siis ütleme võiks välja tuua selle, et see tee äärmine niidame lepingulises laiuses küll mingisuguse keemiaga, et mitte kevadele niidame 2 meetri laiuselt, vaid siis sügisel nagu natuke laiemaks, kuna niidukid on selline asi seegi juba asi, eks ole. Ja et me ei tellinud neid hirmsa hinnaga äärte vedamisi ja asju, see on ka juba kokkuhoid ja suur kompromissi. Kui me nüüd ikkagi hakkaksime mõõtma ja kontrollima ka ette neid asju, et võib-olla siis me ükskord saame ka saama. Kas see teile sellest lahkumine? Mis põhimõtteliselt palkvõikine? Põhimõtteliselt on oma soovil, ma arvan, et seda ei pea siin lauale arutama, mis on inimene. Me saame teada vähemalt, mis põhjusel vallast tööd lahkudes. Eks see on nii, jah, see on täpselt nii. Aga kas on veel kellelgi küsimusi? Et ma ütleksin niimoodi, et tänu majandus- ja eelarvekomisjonile siis ikkagi ligi 6 000 eurot on kokku hoida. Teistpidi tuleb seda küll, aga võtame seda, mida valavalis tegelikult ütles, et see nii on, aga tegelikult ta ei on nii. Ma seda lihtsalt öelda. No, ma tahan lihtsalt öelda, et suuremal verul makstakse kõik ära, kui mina teen 160 euro ja siis vald asetus nagu mõtlegi, sest selle raha ei ole. Nii, aga kas on veel kellelgi lisaeelarve kohta küsimusi? Et meil on siis niimoodi, et on siis seesama kokkulepe selline, et see 20 000 jääb sinna sisse raha, et seda me ei muuda. Ma küsin siis selle 20 000 kohta, see teedespetsialist, ma kutsusin ka isiklikult rahviteed vaatama, kus upuvad, märgid on üleval. Täna on seal olnud see kanal juba, nii et kus see 20 000 läheb, siis kuhu te pannate? Kus 20 000 läheb? 13 läheb ära. 12 000, see 13 288,42 läheb siis selle kokkuleppe peale. Ja tegelikult osad tööd on, mis selle aasta tööd tegelikult on tellitud, aga mis ei ole veel kõik lõpuni tehtud. Ma ei oska seda täpselt nimekiri ja praegu siin laua taga öelda, mis täpselt tehakse teel. Nii, nüüd ma arvan, on piisavalt küsimusi tulnud ja nad teevad tere paketina. Nii, aga läheme siis hääletuse juurde ja terviku selle teise lisaeelarvega. Vallavalis, palun tähelepanu. Volikogu hakkab hääletama. Nii, et kes on selle poolt, et kinnitada Märjamaa valla 2019 aasta teine lisaeelarve summas 85 732 eurot, palun käega märku anda. Aitäh, kõik 9 volikogu liiget on poolt ja lisaeelarve vastu võetud. 5. päevakorrapunkt on volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisust liikme väljaarvamine.
ja ettekandjaks siis Urmas Kristal, mina ise olen siis majandus- ja eelarvekomisjoni esimees ja tegi siis avalduse majanduskomisjoni liige Helmika Andres, et avalduse alusel, et lahkub komisjonist. Ja kuna komisjon peab olema vähemalt 5-liikmeline, siis täna ma ei pea kindlasti vajalikuks uut liiget sinna panna, et täna on meil 8 jääb järgi, et see nüüd natukene mõtlemiskoht, aga ma väga ei kiirusta sellega. Nii et jätame hetkel 8 peale selle. Ja omal soovil ja tähendab seda, et siis tema enam siis ütleme sel hooajal siis komisjoni liikmest tagasi saab. Kuidagi tuleb volikogu liikmest tagasi aasta pärast, siis ta ikkagi majanduskomisjon või ütleme komisjon enam ei saa tulla. Selline seadus. Nii, aga kas on kellelgi küsimusi? Ega kui on avaldus kirjutatud, ega siis siin pole midagi öelda nagu. Ei ole? Nii, aga läheme siis hääletuse juurde ja kes on selle poolt, et arvata majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisust välja Andres Helmik, palun käega märku anda. Aitäh, kõik 9 volikogu liiget on poolt ja majandus- eelarvest on välja arvatud Andres Helmik. Ja informatsiooniks siis Aho Kirtsip oli kõige esimene, siis palun katsume kiiremas korras. Eelmise volikogu jätkuks tahtsin öelda, et Abi vallavanem ütles ilusti kenasti, et kui tähtaeg 1. september on möödas, siis hakkab kehtima uus tähtaeg 1. juuni, mis oli 20. juuni. Seda me saame täpselt vaadata riigi poelt siin kõrval. Siin on jäetud ka 20. juuniks veel kurva pihta. See oli sellisel juhul, kui me võtame selle korra muutuse vastu, aga kuna me seda ei võtnud vastu, et me jätsime selle korra niimoodi kehtima, nagu me jätsime. Tühjasest korrast tänasel hetkel Rinnipoe kõrval on ikka liitmata. Sinna saab kuulda, nüüd on lehma elama. See näitab, kui saamatult me siiski oleme isegi. See on läbi nüüd nii. Ei, seda kommenteerida. Ja palun. Ei ole vaja kommenteerida. Ei, lase ulamatus ära. Tegelikult on niimoodi, et omanik hakkas ta niitma, aga ta ei öelnud sellele ettevõttele, kes on niitma hakkas, et see on suured kivid ja siis see ettevõtja, kes on niitnud, lõpuks on niiduti seal ära lihtsalt. See ei puutunud asjasse. Ta tõesti ei puutu, et kui enam liitet ei ole, siis ta tõesti ei puutu, et teine kasvab edasi. Nii, aga teine. Ja siis järgmine asi on, Merlin ütles, et seal see tabel, mis on see ettepanekute tabel, nii, ma siis loen see tabelist nii. 10.12.2008 kehtestada massipiirangu meede kasutamise tagatisraha võtmise kord. Nii. Vallavalitsuse istungi jaanuaris korra väljatöötamine anda teehoiukomisjonile ülesandeks. Kas teehoiu nüüd on aasta mööda läinud, kas teehoiukomisjonil on üldse kompetentsi sellest? Tagatise raha võtta vastu. Üks vallavalitsus ise, kes on juriidiline asja, selle asja ise välja võtta. Tänasel hetkel on absurdi tipp on see, kui vald tahab vallateedele minna, kirjutada avalduse, antakse seda luba. See luba ei tee mitte midagi, ei teed kõvemaks ega teed pehmemaks, lihtsalt teed niimoodi. Tänasel hetkel, miks vallavalitsus ise seda, miks teehoiukomisjon, mis on ühiskondlikul alustel töötaja vastutus, peaks mingi vallateede välja võtta juriidiliselt, ta pole võimeline selleks. Oleks vastus. Komisjon koosneb mitte ainult siis valla kodanikest, vaid see on ka valla ametnikest koosnev komisjon. Ja teadupärast see temaatika kindlasti puudutab ka täiesti mitteametnikke ehk siis ettevõtjaid ja see on vägagi selline küsimus, mida tasub arutada komisjoni pinnal, kas me sellise põhimõtte paneme oma ettevõtjatele või ei pane. See ei ole selline üks-ühele lahendatud küsimus. Miks me räägime oma ettevõtjatele? Kas või oma ettevõtjad on ka kindlasti puudutatud sellest teemast. Ei, ma räägin, absurd on selles. Valla, miks siis neid lubasid üldse välja annate niimoodi? Kui on massipiirang valla poolt ette antud 7 tonni, siis on see selge määrus, et sealt ei tohiks tee kannata üle 7 tonni lihtsalt välja. On lihtne reegel. See tee kannata üle 7 tonni välja. Ja siis anname seal sama loa välja, et seal võib sõita 40 tonnise metsarektorga. See luba antakse ühtegi loa keeld, mis tal on. Ei, seal on tegelikult põhimõte selles, et millal sa sõidad, kui sa talvel sõidas 20 eelistades valla teedespetsialisti Mikule Trahvi tee kohta küsisin, et siin pehme on, märk on ees,
ütlesin, mis seda korda pole tehtud, tagatis raha nõuda, sa tuleks nõuda selle jumalast tehtud, seal ei ole keegi, ükski vald ei anna seda külmalaeva välja. seal on rääbusseha välja antud, seal upub ja täna siin vaadata, seal on 500 meetri ulatusel kanal järgi. see on vallatee, me ei suuda seal, me paneme märgi üles, mis üldse ei mõjuta. see näitab saamatust. selles mõttes see teema on oluline teema ja tegelikult Maigi mulle näitas seda määruse eelnõu, mis on välja töötatud tagasisraha kohta. aga seda küsimust on vaja natukene ka laiemalt arutada maja sees, sellepärast et võib-olla seal on vaja ikkagi rääkida Keskkonnametiga, kes on Raie lugesid nagu annab, et kas Raie lugesid vastavalt seadusele pole põhjust keelduda ilmas ilma, kui Raie on välja andnud. See võib küll, aga just selles mõttes, et me panemegi sellise piirangu, ütleme, et me keelame siin selle, aga see auto sõidab sealt tikka läbi, et kuidas me suudame seda tagada. Meil on olemas eraldi korrakaitseüksus, kes meil hakkab siis nii-öelda reageerida. Selleks on tavalise raha. Ei, aga kui on nii, et ta ei ole... Sa ei saa parkida välja, sa ei maksa ära. Aga kui ta läheb lihtsalt sõidab, seda ei küsigi ühtegi. Seda küll see teine asi, kui me teame, et seal on teatis välja antud, me teame, et 1000 tihu või 100 tihu, 40 tihu läheb peale koormasse. Nii, kui on 100 tihu, see tähendab 2 korra vedamist. Ja kui ma teatan ilusti kirjast, seal on märk, augud ja raietööd käivad. Rafi tee. Aga kui ei teata. Räägime sellest, kui teatatakse. Kui me suudame ainult pealt vaadata, mis valla tee sõidetakse lihtsalt puruks. Nii, ja siis räägime jälle, me ei saa midagi teha. Täna tegelikult see nii lihtsalt tuvastada selles mõttes, et kui rauk on maha võetud, siis on seda tühi ja veel lennetab, kõik varjavad ka selle akke ära ja selle natuke aega seisma, nii et see on igal juhul näha, kes see toimetanud on, et ja üldreeglina on raiepiletid peal, et see tuvastada, kes need tee ära rikkus, ei ole üldse raske. Et teetul oli? See teema võib-olla ongi teedekomisjoni teema, et pealegi kui mingisugune eelnõu olemas, nagu punkt 1. Punkt 2, seda kindlaks teha, kes vedas, see tegelikult reaalselt ei ole võimalik. Ma räägin siis nüüd RMK kogemusega pealt. RMK on kõikide koostööpartneritega selline lepingu, mis kohustab neid kasutama GPS-seadmeid. Kui neil käivad vargad või sõidavad läbi sellised autod, kes teenindavad mõnda teist asutust, siis mitte keegi ei tea, kes selle tee ära lõpust ja RMK kindlasti ka ei võta sellised juba vastutust neid aastaid teid. Et see eeldab tegelikult täpselt sellist korrakaitseüksust, kes mingi teate peale relvastatud kuju, siis läheb neid autosid seal kinni pidama. Ma küsin siis lihtsalt, siis on kuuldes teedu jutte, siis pole mõtet ka mingit luba vallast taotleda. Milleks seda luba siis vaja? Kui me paneme märgi ette ja me tabame inimese teod, siis on võimalik alustada menetlust. Kui seda tehakse ajal, kui seda keegi ei näe, siis ei aita ei märgi, ei kord ega politsei. Tänasel hetkel me pole suutnud, isegi meie spetsialist pole suutnud Rimi kõrval seda muru menetlust algatada, siis me räägime siis metsast. Nii, läheme järgmine, Merli tahtsi vastata. Ma küsin täpselt, millal see eeskirjadest vastu võetakse kuupäevaliselt? Enne vaja ikkagi otsustada, kas seda on vaja vastu võtta, sest tänastes lubades, kes tõesti seaduse puhul asja nagu täidavad, tulevad neid lubasid taotleda, nende puhul on sisse lepingutesse kirjutatud, et tee olukord vaadatakse üle enne, kui ta läheb siis seda raielampi sealt võtma ja pärast, et kui see tee on, võtame kinni ka siis tema pärast või ühendab sellel perioodil, kui tema on töötanud, on halvenud, siis tema peab tagama, et see tee saaks korda tehtud ka sõltumata sellest, et tal ei ole seda tagatisraha kehtestatud. Aitäh. Kas tänasel hetkel selgnatusload on välja antud, on ka mingi järelevalve, kas on tehtud pilt enne ja pärast vedu? Jaa, Mikk Maarmann ongi nende lepingute kontaktisik, ta vaatab selle teelõigu enne üle ja pärast seda, kui tööd on teostatud. Kui seal on erisused, see tee ongi siis muutunud, siis tulebki sellega, kes seal ma küsin praktiliselt, kas on ka siis mingi teed kuskil taastatud, paluks järgmises kord ma täna ei taha. Kuskil taastatud. Nii juba seal kõrval noogutab, et teab oma varasemalt. Väga tore, noogutamine on tore asi teada, aga ma küsin konkreetselt. Minuti teed, mis summasti, kui pikka lõigu taastatud. Palus protokolli. Järgmises kord. Nii,
aga lähme ka järgmise, Harri, palun. Mul oli täpselt sama ettepanek, kui nüansid arvamused juba läheb, äkki siis komisjon käib see läbi, annab meile oma protokolli hinnata ja sealt saame edasi. Nii, kas on veel informatsioonis? Mul on veel. Nii, nüüd on, Raivi palun. Ma võin kui Kersoogu võtab rääkida informatsiooniks nii palju, et ma rääkisin Mikuga, et kuidas meil selle profileerimisega on, ta ütles, et see sügisene profileerimise ring on alles nii-öelda tulekul, et oktoobris, et erakorraline vihm oli praegu seda tööd teha ei saanudki, et paljud vallakodanikud küsinud, et nii hullud pole teed olnud, eks ole. Et ütleme siis, et natuke läheb siis paremaks, et profileerimise ring tuleb. Aga huvitav, et isegi riigimaanteed ei ole täna reageerinud üldse korralikult. Mul lauda tee täna oli ära tehtud, täna valdavale. Aga ma tean, üldiselt on nagu natuke kole nõrk on see. Nii, Aago üks. Jah, see on mu see nagu valla maine kujundamine ja me tuleme siin vastus seda sama. Eelmine tegime ettepaneku juba, et samas kooli juures Märja Malevi oleks ühesugused märgid ja jalakäid üle kohtadel. Nii, ja tänasel hetkel see ohtlik olukord on alles, kooli juures siin on ikka silmarandita märk, et kõik on vastu standarditele, vastavalt Maanteeameti ettekirjutusele ja nii edasi. Et kas me ongi niimoodi, et üks ametkond saadab teisele kirja ja sealt tähtis ametlik pool päeva nimelt vastab, et saadab kirja vastu ja nii asi jääb. Ennem saime sõita Orbital või Tallinnasse siin näitas rindiku peal, nüüd saame sõita ainult Orbitale. No see on ikka selleks põhjenduse seal. Tõesti põhjendusega, siis tuleb järgmine kiri saada, kui ennem sai sõita Tallinnasse. Nii. No me jäämegi siin kooli juures pole, ikka on see sama tavaline märk niimoodi. Me tõesti oleme saanud, see on Maanteeameti rida. Saa ette kirjutada kuhuda märk. Me võime ise ka teha kooli juurde. Tal oli täitsa põhjendus. Ja täpselt see oli põhjendus. Ei tuli ju kirja. Ma toon teise näite. Tegin ettepaneku Varmalasse panna prügikast, see pole meie asi. Tooge nad siis ära, see pole Maanteeameti asi. Mis see topite neid siin? Üldiselt, et sega küll sa vaatad. No me räägime. Kui inimene oleks... Bussijuhtidele väga ebamuse olukord ja ma kogu aeg tean, et inimesed ei ole prügikasti. Ma pean vabandama, ma tegin kohe ettepaneku. See Maanteeameti ridade koristab nüüd ära, ma võin kinni maksta, siis on rolli ettepaneku. Ei, ettepaneku on rolli. Ma küsin silusti kenasti, miks vallabrigaad üldse koristab bussi peal, see Maanteeameti rida, mis see raha tuleb. Bussi peal see ei ole valla, Maanteeameti rida las tuleb koristada. Maanteeamet saadab anda ju. Mis asi on meie Maanteeameti putka juures, meie prügikästud, see koristab ise. Ja Triin Matsal palun. Bussijaamad, mis lisaks on tehtud nüüd Märjamaa Kolmere uue tee äärde, et Valdi see taotles nende bussijaamad. Ma räägin laudel prügida. Ja siis me olime nõus ise ühendama enda poolt. See on mu viimane, mis see tasub? Ja see jääb viimaseks. Jah, kuna see maisi presentatsioon. See on viies, jah, see on nii tõengi. Kas see eelmine korda tuli välja, et see tervisekeskus, kui tuledas saaks ka mingi nõuksi numbri, mis see meil maksma läinud on? Järgmiseks korraks. Kas see on teadnud? Ei, palun mulle meeldib saada. Nii, las sa, jah, siis ei hakka seda kõik katsima. Siis on maisi presentatsioon, 28 tuleb see, kuidas on maal elama mingi päev. Maal elama. Aga kuna liine... Selle kohta on lihtne näide, et kui Märjamaalt peab Tallinnasse tööle minema, siis inimene läheb Tallinnasse tööle. Kui teedutaoline mees peaks Tallinnast Märjamaale tööle, siis ta ütleb, see on kauge koht. Ja ma tõin siis selle maisi, mis ka Eestis kasvab, kõlbab süüa, tõin selle paukunud siis oma põllu pealt siia meeldiks, et ei peaks vaeva nägema lauda lõrna juurde, pärast hulka head viied läheb paisuseks, ma tõin selle maisi siia. Aitäh. Jah. Erast Triinalt ma käid Tallinnast Märjamaale töölisaga. Seda küll, neid on ikkagi, ma räägin ühest tehast ehitamisest. Väga küll, aga ma arvan, et mida paremaks teevad vähem ja... Küsimus oli, see on väga tore, küsimus oli selles, Osele taheti teha mingi tööstust laiendada nii. On nii, ja Tallinnas oli ka filiaal nii. Ja kui Tallinna meestel nüüd räägiti, teadate Osel tööl käima, käib see nüüd. Osemine, Tallinnas peavad tööl käima, midagi teha. Nii, Aago, sinul on limiit läbi. Mul on kõik. Kas on veel kellegi informatsioonipunkti osas?
veel lumehange tegemata alles, täna kuulsin. Kuidas sellega vist läheb? Melil, see lumehange või Ott, lumehange, talihooldus tähendab. Et kas... Mitte aasta peal see tuleb? Eks teie komisjon vaatab seda. Selge komisjon. Nii, kuuleme. Tegelikult siin on nagu... See kord on väga keeruline kord, see hankekord on keeruline ja see oli komisjon siin ja siin on hästi keerulisest ikka asjad tehtud. Ja ei, see on tõesti tehtud, et kui sa teed nii palju komisjoni, nii palju koosolekuid teed, siis sa nagu kulutabki väga palju aega ja see kulutabki kõigi ametnikele väga palju aega. Et jaa, see tuleb talihoolduse ja plaan on see oktoobri esimesel nädalal välja kuulutada. Ja nii on, ja ma arvan, et see võiks olla 3 aastane hange, aga eks me siis vaatame. Aitäh, Aaremil. Jah, ma tahtsin veel küsida sellist asja, et kelle kompetentsi tänasel hetkel käib siin Märjamaa gümnaasiumi staadion, et ehitame selle uut võimast spordijoonet, aga tegelikult see staadion on seal lausa tegelikult õpilaste ja lastele eluohtlik, aga no jalad ja asjad võid seal küll ära väänata, et kes sellega peaks hoolitsema. Aga Jannikas on need pildid, et äkki see on kas see on nagu ehitusjärgud praegu? See ei ole ehitusjärg, see on lihtsalt, seal on mingid ternaaside katted, mis on seal, punt on mädanud, seal naelad, lapsed võivad naelad jalga astuda, siis need kummiplaadid on sedasi. Küsi, tahad rääkida või vastata selle küsimusele? Selles mõttes, et tegelikult sellele on tähelepanu pööratud ka augustikuu lõpus, kui ma ise saatsin siis direktorile märgukirja selle kohta, et just need samad drenaaživestid on väga-väga kehvas seisus, need lipid on laiali, naelad püsti ja samamoodi kummimatid on, üks osa on see vahe, mis sinna tekib ilmastikuväldides ja teises kohas siis kummimatid jooksevad üksteise läbi servad vastu ülesse. Saan aru, et drenaažid vist on täidetud killustikuga, aga Janika, et Marjamaa. Aga ma just on muud öelda, et seda oli õigus küsida. Janika, et Marjamaa. Ühega Janika. Sellele on tähelepanu väga sõnad pöörata. Ja siis veel üks asi, et meil oli kunagi mingi see kunstmuru, mis eelarvest see oli vist kaasavast eelarvest, kust maal see need asjad on? Jaa, Meri, palun. Kaasavasse eelarvesse sai esitatud mini-multiväljakul, sai 2.-3. koha ja sellel puhul siis läks nii-öelda lisa taotlusega hoopis väljaspoole kaasavasse eelarvesse ja Triinberg oli ise parem, et sellele taotleti eraldi rahastust ja saadi talle rahastus peale ja kui ta siis esimesse hankesse läks, siis see väljaku suurus oli suurem kui see, mis siis esialgselt oli plaanis, mis tõi kaasa selle, et hanke tulemus oli oluliselt kallim kui meie võimekus seda täita, ehk et me pidime tagasi lükkama selle hanke, see tähendab seda, et me peame minema uuesti hankesse nende mõõtmetega, nagu siis need algsed mõõtmed olid ja vaatame, mis siis tulemus tuleb, et meil praegu on kehtiv rahastusotsus peal, mis ütleb, et see oleks ikka 30 000 raha, mis siis meil on kas selle hanke võiks kuulutada nüüd, kui sügisel välja, et oleks samamoodi nii nagu oli Pillekal ehitusega, et see etteteadmisaeg ehituses mõttes oli nii palju pikem, et nüüd peaks planeerida, et märtsikuus ei kuulutaks välja, et mais läheb ehituseks, vaid juba nüüd sügisel. Seal on Venemaal on hankekord olemas ja hankekord on vaadanud kõik suuremad hankemenetlused sisse, mis on ületavad üks ju liigud hanke hinnaäärimist. Aga see täpne suurus on vaja üle vaadata, mis see summa olla võiks ja
koostamist ikkagi lähevad järgmisse aastasse. Kui palju üldse? Kõik varalised koostamist läheb järgmisesse aastasse, nagu vaatama, kas seda on volikogu vaata teha, et see on nagu selline juriidiline küsimus. Et see on vaja nõus olema sellisel juhul. No eraldi küsimus oli see, et kas ehitajad nii palju varem hakkavad nagu pakkuma, kui töö teostamine on siis nagu hiljem, sest see on selline objekt, mida talvel teha ei saa, seda saab reaalselt realiseerida alates kõige varem kevad. Kas see on nii palju vara hakata aga Peet Tomson on. Ma ennesse vaadates, et järgmine kuu algas teisipäeval, ega mingisugust asjade menetlemisel, meie volikogu on 15, ma teda 15 on jah, väga hea. Et ei, me pidime sinnamaani jõudma, et ja nüüd järgmine tegelikult siis oleks nagu valgu koolis, et siis pidi olema asi kõik juba valmis. Mis kuupäev see järgmine oli olemas? Kohe vaatame igaks. Keegi 15 oktoober on ja valgus on praegu sellisel. Ja siis tuli ka kutse kõigile volikogu liikmetele ka Valgu kooli osas reedel. 20 oli eelmine aasta. 20 oktoober on see. Aga vaatame korra nüüd tagasi sellele pildile. Et nüüd siis drenaaži kanal, mis ümbritseb ja palun kuuleme staadion, et seal on kõik need nagu üks pilt oli vähe varem, kus olid seal naelad ka vist püsti ja seal see on täis puit jah nagu? No see on puit jah, et selle tegelikult võiks midagi ette võtta, siin läbi vaevavad lapsed kukuvad seal vähemalt jaad räägimata kuumimatisest, mis on kõik seal jah. Et see, ma arvan, et see praegune majandusjuhataja seal koolis vist väga ei tegele seal. Ta pole näinud. Kindlasti on väga palju siin suvel olnud ka vandaalitsemisi ja tahtlikku lõppumist, mis puudutab kooli ümbrust, et võib absoluutselt ei õigusta seda seisukorda, aga sellele on kahtlemata kaasa aidatud, et see olukord. Kindlasti, aga siin oli ka lihtsalt lagunemisprotsess juba käib, selles mõttes siin see on mõeldav. Nii, aga... Koolivaheaeg. Tullakse maale ja tullakse mujalt koolidest ära ja siia. Oma lapsed on head ja võõrad on... Ei saa alati öelda, et oma lapsed on head, aga küllalt palju on neid, kes ei ole jätkanud oma koolidelt siin. Meil on ju tegelikult ka, kui nende riskide juurde tagasi tulla, meil on ju tööõpetus. Pane poisid tegema siin, pärast. Õigus, tohib küll panna. See on mingi loll ette. Nii, kas on veel kellegi? Muidu... Nii, kas on informatsioonipunktis veel kellegi küsimusi? Ei ole? Kui ei ole, siis loeme tänase volikogu istungi lõppenuks ja tänan teid aktiivse osavõtu eest. Aitäh!